Siin on käkikeerajate nädalaringvaade, mille ülesanne on mõistus tuua Eesti rahvale. Sel nädalal veel 5 aastat Ärma Toomast, Evelini ja Sildamit. Eesti Raudtee müük ja ost, mõlemad suurepärased tehingud. Eesti maksumaksjate solidaarsus väldib eurotsooni lagunemist. Ja Ansipi nakatav optimism teeb südame soojaks. Hakkame pihta. Hiljutine presidenti ametisse tagasimääramine tõestas veel kord kunagise Eesti Kongressi ja kommunistliku partei liikmetes koosneva põhiseaduse assamblee geniaalsust. Nood andekad põhiseaduse tegijad jätsid meelega küllaldaselt vigu põhiseadusesse, et pakkuda rahuldust ka kõige nõudlikumatele kriitikutele. Aga tähtsamad sätted koostasid nad nii, et ei jääks mingit kahtlust nende tahtest. Üks tähtsamatest põhiseaduse sätetest on kahtlemata presidendi ametisse määramise protsess. Andekad põhiseaduse tegijad said aru, et Eesti rahvas on liiga rumal selleks, et endale ise president valida. Seetõttu volitatigi seda tegema Riigikogu. Või kui need ühele meelele ei suuda jõuda, siis ka omavalitsuste liikmed. See oli tore nüanss, sest see lubas Eesti presidendi ametisse määramisele osaleda ka nendel endistel okupantidel, kes olid esimese Laari valitsuse poolt Eesti alalisteks elanikeks põlistatud, aga ikka veel võõrriigi kodanikud. Nüüd, kus meie suurepärane partokraatlik valitsemissüsteem on juba hästi välja arenenud, tagab meie geniaalne põhiseadus sellise presidendi, kes võimu eliidi käske nurisemata täidab ja kel pole vaja lihtrahva arvamustest ja tülinorimistest kõige vähematki hoolida. Meie palavalt armastatud Ärma Toomas ongi osutunud selliseks ideaalseks presidendiks. Talle küll otsiti viimasel minutil vastaskandidaat, kellele muidugi mingit võimalust valituks saada ei olnud. Peame mõõnma, et ainsas teledebatis, mis telemeeste lõbuks ja rahvale naeruks korraldati, nägi meie Ärma Toomas päris ohmakas välja. See on aga arusaadav, sest ta pidi rääkima ju ilma ta hooldjate poolt valmistatud tekstideta. Nagu oleme näinud, on tal mõnikord raskusi isegi paberilt lugemisega. Ei tohi seetõttu pahaks panna, kui ta ise ei saa lausete koostamisega hakkama. Kõik see pole aga tähtis, sest Ärma Toomas määrati 5 aastaks jälle ametisse. Eesti Käkikeerijate Liit avaldab siirast tänu vastselt ametisse määratud presidendile, elegantsele kodumaise ja rahvusvahelise imetluse ja menu pälvinud Evelinile ja nende ihunõunikule Toomas Sildamile, kelle okupatsiooniaegne partei propaganda spetsialisti treening ja kogemus on aidanud teha Ärma Toomasest sellise palavalt armastatud ja võimueliidile kasuliku presidenti, nagu ta on. Tänutäheks, et nad olid nõus jätkama selles vähetasuvas ja igavas ametis, soovitame määrata Evelini turismitalu teenriteks veel 3 riigiametnikku. Eesti Raudtee müük välismaalastele, Iisraeli relvatehingu kangelase Mart Laari ja ta semude poolt ja tagasi ostmine Eesti kõige kohanemisvõimelisema käkikeeraja Edgar Savisaare poolt olid suurepärased tehingud meie teenekate võimukandjate tuleviku kindlustamiseks. Teatavasti otsustas Mart Laar kunagi ühe täiesti erapooletu nõustaja ja Ärma Toomase soovitusele Eesti Raudtee Ameerika investoritele maha müüa. Erapooletuks nõustajaks oli üks selleks otstarbeks palgatud Ameerika väike firma, kellele õige nõuandmise eest maksti nii head tasu, et nad said ka Laarile adekvaatset tänu avaldada. Meie andekas võimueliit piiras aga kohe vedude tariife,
et valmistada sobiv pind veelgi kasulikumaks tagasiostuks. Tagasiostu korraldas kunagine Laari kolleeg, tolleaegne majandusminister Edgar Savisaar. Tal ei õnnestunud kahjuks välisinvestoreid täiesti paljaks koorida, sest nagu võime lugeda Wikileaksi poolt avaldatud dokumentidest, oli USA investoritel häid tõendid laiaulatuslikust korruptsioonist, millega oli seotud Savisaar, raudteenõukogus hästi teenivad riigiametnikud ja venelaste raudteefirma Severstal Trans. Tavaliselt on sellised süüdistused meie tublide käkikeerajatele nagu hane selga vesi. Aga millegipärast otsustati raudtee eest siiski maksta hind, mis investoreid päris tühjade kätega ei jätnud. Küllap oskasid nood kasutada porgandit ja piitsa samaaegselt. Karta võib aga, et sellised kasulikke tehinguid ei saa enam korrata, sest mõjukas Forbesi majandusajakiri selgitas hiljuti oma veergudel toredaid skeeme nii hästi raudteetehingutega kui ka Tallinna Vee Briti investorite pigistamisega. Nood esitasid isegi kaebuse Euroopa komiteele. Pole aga põhjust muretseda. Saame vaid õnnitleda meie pehmet ja karvast kaitseministrit, kes valmistab oma uues ametis palju mahukamaid ja tulusamaid relvatehinguid ja Savisaart, kes on oma hiljutise parteijuhiks tagasi valimisega kindlustanud endale oma vene rahvuskaaslaste vankumatu toetuse ja Tallinna rahapaja ka. SEBi peaökonomist Hardo Pajula väitis hiljutisel Põhjamaade majandusülevaate tutvustamisel, et ainus, mis täna hoiab eurotsooni lagunemast, on solidaarsus võlgade ja hätte sattunud riikide ees. See muidugi tähendab, et Eesti, Euroopa Liidu kõige vaesema riigi maksumaksjad, peavad kinni maksma jõukate riikide jõukate elanike jõuka elamise. Pajula tsiteeris ka rahvusvahelise rahandusfondi ökonomisti sõnu, et hakkab üha selgemaks saama, et eurotsoonis ei olegi enam sellist laenuandjat, kel oleks alati raha, mida laenata. Tulevikus ei suutvad laenuvõtjad oma kohustusi täita, kuna nad ei trüki seda raha, milles nad laenu on võtnud. Pajula arvas, et hetkel hoiab euroala koos selle maksesüsteem, mis on sisuliselt võlgnik riikide vee peal hoidmise põrandaalune mehhanism. Hetkel olevat selge, et Euroopa äärealadelt siirdub kogu raha kabjaplaginaga tuumikriikide suunas. Ta arvas, et niipea kui Saksamaa keskpank otsustab, et tema kasvavad nõuded võlgnikriikide vastu tuleb rahuldada kullas või tõelistes väärtpaberites, ongi euroeksperiment läbi. Kuna eurotsooniga liitumine oli meie andeka võimueliidi suur saavutus, mis aitas meil ka valimistel edukas olla, siis on selline prognoos tõeliselt muretekitav. Pajula nägi Eesti järgmise aasta majanduskasvuks ainult 3,5%, mis on pool sellest, mida ennustab Ansip ja ta geniaalsed majanduseksperdid. See on veelgi muret tekitavam. Kuigi Ansip ennustas, et Eesti jõuab varsti 5 kõige rikkama Euroopa riigi hulka, ei ole see veel täitunud. Jääb Eesti käkikeerajate liit muredele vaatamata truuks Ansipile. Me usaldame teda ja ta ennustusi, sest Eesti käkikeerajate jõukus on tema juhtimisel jõudselt kasvanud ja küllap ta oskab enne järgmisi valimisi rahvale jälle nii palju toredat lubada ja valimisi nii korraldada, et meie tubli võimueliit tema geniaalsel juhtimisel kindlalt võimul püsib. Kuigi Eesti majandusprognoos pidi valmis olema alles järgmiseks nädalaks, teatas peaminister Ansip rahandusministri protestile vaatamata juba eelmisel nädalal, et ettevalmistusel olev prognoos ennustab järgmiseks aastaks 7% majanduskasvu. Ega pole pessimist ka meie rahandusminister Ligi. Ta teatas, et oleme õnnesärgis, sest tehti ainuõige otsus müüa kohalikud pangad välismaa pankadele. Nüüd meil enam suuri muresid ei olevatki.
Säärane ülemeelik optimism aitab kindlasti tunda paremini Eesti investoritel, kellel enesetunne hakkas langema koos Tallinna börsi langemisega. Mõned tülinorijad, nagu ettevõtjad Jaan Õmblus, väidavad siiski, et Eestis on õitsele puhkund agoonia majandus. See tähendab, et ühelt poolt justkui läheks meil hästi, kuid teiselt poolt tundub saabuvat uus kriis. Ta viitab mitmele täiesti triviaalsele probleemile. Reaalpalk Eestis on langenud üle 2,5 aasta järjest ja langeb endiselt. Paljud inimesed vaesuvad ja palgatõusu silmapiiril ei ole. Küll olevat aga silmapiiril inflatsioon, ettevõtete pankrotid ja välistellimuste äralangemised. Liiga kõrgeks kasvanud hinnad sunnivad kohalikke üha rohkem kaupu, nagu riideid ja isegi toitu välistmaalt ostma. Valitsusjuhtidel lõbusat optimismi kipuvad kah ohjeldama Eesti Konjunktuurinstituudi perede kindlustunde indikaator, mis on augustis jälle langenud. Samuti avaldas negatiivset statistikat Eestise Tervise Arengu Instituut. Nende uuringud näitavad, et Eestis läheb 16% lapsi toidu puudumise tõttu tühja kõhuga magama. Uurijad väitsid, et koolis pakutav lõuna on ainukene soe toit, mida mõned lapsed saavad. Eesti Käkikeerajate Liit on selliste negatiivsete andmete avaldamise üle nördinud. Juba sellel lihtsal põhjusel, et vaatamata kõigile on meie võimueliit siiski suutnud harjutada lihtrahva juba päris hästi piskuga läbi ajama. Arvame, et peaksime kiiresti kehtestama seaduse, mis keelab igasuguse pessimistliku statistika avaldamise. Sellised negatiivsed sõnumid võivad isegi pärssida meie võimukandjate head tuju, elurõõmu ja nende laste söögiisu, mis on kõik teatavasti vajalikud positiivseks elusuhtumiseks ja majanduskasvuks. Me arvame, et Andrus Ansip teab, mida teeb. Ta kunagine ennustus, et Eesti jõuab peatselt 5 kõige rikkama Euroopa riigi hulka, on senini kindlustanud meie võimueliidil võimul püsimise. Oleme kindlad, et ta nakatav optimism teeb ka vaestele ja näljastel pikapeale südamed soojaks.